kõigile. Me alustame jumalateenistust siin Nelikaare kirikus Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. Ja olge tervitatud kõik, kes vaatavad meid ka pildiraadios. Ja täna on see päev, millest me oleme palju rääkinud, siin teadetes välja öelnud, kus meil on külas missionärid. Ja see on selline eriline jumalateenistus täna. Nii et tere tulemast meie külalistele ja tervitame neid aplausiga. Ja. Nii, aga kas pole tore jälle koos olla? Ja kas pole tore, et Jumala rahvas erinevatest kohtadest tuleb kokku ja me oleme ikka nagu üks pere? Aga alustame Jumala sõna lugemisega ja enne kui palvesse läheme, siis ma jagan ka mõne mõtte. Ja loeme psalmide raamatust 46. psalmi. Jumal on varjupaik ja abimees. Jumal on meie varjupaik ja tugevus, meie abimees kitsikuses ja kergesti leitav. Sellepärast me ei karda, kui maa liiguks asemelt ja mäed kõiguksid merede põhjas. Möllaku ja vahutagu tema veed, värisegu mäed tema ülevusest. Jõgi oma harudega rõõmustab Jumala linna ja kõige kõrgema pühi elamuid. Jumal on tema keskel, ei ta kõigu. Jumal aitab teda hommiku koites. Paganad möllasid, kuningriigid kõikusid, kui ta tegi häält, siis vabises maa. Vägede issand on meiega, Jaakobi Jumal on meile kindlaks kaitseks. Tulge ja vaadake issanda tegusid, kes saadab jubedused maa peale, kes lõpetab sõjad maailma otsani, murrab katki ammu ja raiub puruks piigi ja põletab vankrid ära tulega. Jätke järele ja teadke, et mina olen Jumal, kõrge rahvaste seas, kõrge maa peal. Vägede issand on meiega, Jaakobi Jumal on meile kindlaks varjupaigaks. Aamen. Nii et Jumal on meie varjupaik. Ja mis on varjupaik? See on koht, kuhu minna ohtlikul ajal. Ja ükski mainekindlus ei saa seda asendada ja ei saa olla lõplikuks varjupaigaks. Ja kõigis nendes kitsastes ja rasketes kohtades, kus me oma elust läbi peame minema, meil on võimalus õppida, kuidas panna oma lootust temale, kes on tugevam kui ükski kivimüür või ükski rauast tehtud värav. Varandus võib hävida. Tervis võib ja jõud, see lihtsalt kaob vaikselt. Me ei saa sinna midagi teha. Kõik sõbrad ja tuttavad võivad meie juurest lahkuda. Ja kui me mõtleme, siis ega need inimeste ehitatud kindlused, need ei ole ka igavesed, need võivad kokku kukkuda. Ja jääbki ainult Jumal, kelle peale me saame loota. Aga Jumal on ka meie tugevus. Ta annab meile jõudu, et me saame võitlustes vastu pidada. Ja kui tihti me võib-olla oleme oma elus öelnud, et nüüd ma olen oma elus selles kohas, kus ma ei suuda enam mitte ühtegi lahendust leida või ma ei suuda enam muuta mitte midagi ja oma jõuga ei tee enam midagi ära. Seal ongi Jumal meie tugevus ja seal me saame selle jõu, et uskuda, et tegelikult kõik meie olukorrad võivad muutuda paremaks, Jumalaga koos ja paremaks. Aga Jumal on ka meie abimees. Ja kust tuleb see abi, mida me vajame? Inimestega on vahel raske ühendust saada. Nad ei vasta meie sõnumitele, ei võta telefoni vastu. Nad võib olema hõivatud millegi muuga ja nad ei pane tähele üldse, et sul abi on vaja või et sa vajaksid, ma ei tea, vestlust või kallistust või palvet. Aga Jumal on alati saadaval. Ja miks mitte kasutada seda võimalust? Et pöörduda alati tema poole. Ja psalm ütleb, et Jumal on kergesti leitav. Ehk kohe, kui sa pöördud, on ta olemas. Ta on kuulamas
ta on kaasas kõigega, mida sa teed, ta on kaasas kõigi su murede ja rõõmudega ja ta aitab sind alati. Nii et me võime usus öelda, et me ei karda, isegi kui maa liiguks asemelt, sest me teame, kellele loota ja kellelt varju otsida ja kes annab meile jõu, kes aitab meid. Aga kas me julgeme üldse uskuda nii suurelt? Kas me julgeme uskuda? Kui oleme kogenud Jumala läbimurdeid või oleme saanud võidu just millestki, mis on nii raske olnud, siis on meil palju lihtsam uskuda. Meil on lihtne uskuda, jah, Jumal on see, kes oma väega paneb kõik toimima nii nagu vaja. Aga alati see ei ole nii lihtne. Ja vahel me ei näe midagi, et mingeid muutusi üldse toimuks. Ja siis ütlebki psalm, vägede issand on meiega. Ja me saame paluda usukindlust, usujulgust, seda tunnet, et meil on varjupaik. Ja ta tõesti, ta on meie varjupaik ja meie linnus. Nii et tõuseme ja palvetame. Ja meil on ka üks eestpalve soov. Üks õde palub, et ta saaks tööd ja et ta tervis paraneks. Ja palvetame ka tema pärast. Suur Jumal, taevane Isa, suur tänu, et sa oled meie jaoks olemas. Suur tänu selle eest, et me võime alati loota sinu peale, et sina oled meie varjupaik, sina oled meie tugevus ja sa oled meile alati abiks, kui me seda vajame. Ja mille iganes me pöördume sinu poole, sa oled alati olemas. Alati olemas. Kui me ka seda ei tunne või me ei näe, aga me saame usus tänada selle eest, et sa oled alati meiega. Mis iganes toimub. Jumal, palun ka armsa õe pärast, kes ootab nii seda, et tervis paraneks ja palvetab selle pärast. Ja me saame ka kõik koos tuua palves selle soovi, Jumal, sinu ette. Suur tänu, et sina teed muutusi. Sina teed muutusi inimeste eludes ja sina tood läbimurdeid. Nii et me võime öelda, et sina vägede issand, sina oled alati meiega ja sa oled alati kindel. Issand, suur tänu kõige eest ja õnnista ka tänast Jumala teenistust. Õnnista meie külalisi. Õnnista ka seda, kes sõna jagab täna. Issand, suur tänu. Sa räägid meie igaühe südamesse erilisel viisil ja me võime sinu poole alati pöörduda julgesti. Aamen. Alustame kohe marsiga ja võimsalt Jumala ette. Sind issand kroonime kuningliku kuuega, su riik ja valitsu iial ei kao. End luba kroonida meie kiituslauluga, sest sina oled väärt väge ja au. Sind issand kroonime kuningliku kuuega, su riik ja valitsus iial ei kao. End luba kroonida meie kiituslauluga, sest sina oled väärt väge ja au. Sa oled kuningas ja issand ka väge sõja. Sa oled rahuvüür ja Jumala suur, küll iga vesti. Sind issand kroonime kuningliku kuuega, su riik ja valitsus iial ei kao. End luba kroonida meie kiituslauluga,
sest sina oled väärt väge ja au. Sind issand kroonime, sind issand kroonime kuningliku kuuega, su riik ja valitsus iial ei kao, ent luba kroonida meie kiituslauluga, sest sina oled väärt väge ja au. Sa oled kuningas ja issand ka väged sõjab. Sa oled rahupüür ja Jumal suur, küll igavesti ja veel. Sind issand kroonime kuningliku kuuega, su riik ja valitsus iial ei kao, ent luba kroonida meie kiituslauluga, sest sina oled väärt väge ja au. Sind issand kroonime kuningliku kuuega, su riik ja valitsus iial ei kao, ent luba kroonida meie kiituslauluga, sest sina oled väärt väge ja au. Kiitku kõik taevas ja kiitku kõik maa, kiitku kõik inglid ja inimesed ka. Kogu loodu laulgu. Päike ja kuu tähed taeval, nii väike kui suur tõstku nüüd hääl. Kogu loodu laulgu. Kiitku kõik taevas ja kiitku kõik maa, kiitku kõik inglid ja inimesed ka. Kogu loodu laulgu. Päike ja kuu tähed taeval, nii väike kui suur tõstku nüüd hääl. Kogu loodu laulgu. Suur ja võimas, vägev issand, kuningas üle kogu maa. Meie päästja, lunastaja, vabastaja, suur üle kogu maa. Kiitku kõik taevas ja kiitku kõik maa, kiitku kõik inglid ja inimesed ka. Kogu loodu laulgu. Päike ja kuu tähed taeval, nii väike kui suur tõstku nüüd hääl. Kogu loodu laulgu. Suur ja võimas. Suur ja võimas, vägev
Jahve, Jahve, iidne sa siiski täna siin valitsee muutmatu põlvest põlve jagad armastus. Ilmuta meile enda au, las su headus mõõdub meie silme eest just nüüd. Ülistust toome, kummardan sinu ees, issandaks hüüame. Põlvitan sinu ees, kes loonud terve maailma, issandaks hüüame. Jahve, Jahve, ustav sa meile näitad tee, elutee oled sa. Näita mulle, et oled ustav lõpuni. Ilmuta meile enda au, las su headus mõõdub meie silme eest just nüüd. Ülistust toome, kummardan sinu ees, issandaks hüüame. Põlvitan sinu ees, kes loonud terve maailma, issandaks hüüame. Ülistust toome, kummardan sinu ees, issandaks hüüame. Põlvitan sinu ees, kes loonud terve maailma, issandaks hüüame. Ülistust toome, kummardan sinu ees, issandaks hüüame. Põlvitan sinu ees, kes loonud terve maailma, issandaks hüüame. Ülistust toome, kummardan sinu ees, issandaks hüüame. Põlvitan sinu ees, kes loonud terve maailma, issandaks hüüame. Ja ükskord veel. Ülistust toome, kummardan sinu ees, issandaks hüüame. Põlvitan sinu ees, kes loonud terve maailma, issandaks hüüame. Jahve, minu Jumal, Jahve, minu Jumal, Jahve, minu Jumal, Jahve. Ülistust toome.
armastust toome, kummardan sinu ees, issandaks hüüame. Põlvitan sinu ees, kes loonud terve maailma, issandaks hüüame. Te võite istuda. Suur tänu ülistajatele meid nii hästi ülistuses juhtimast ja kas pole võimas koos laulda Jumalale kiituslaulu. Aga nüüd me saame veel midagi teha koos ja ma palun siia Veljo, kes siis juhib meid vabatahtliku ohvri andmisel. Õnnistatud pühapäeva hommikut. Mul on alati nii, et kui ma pean siia üles tõusma, siis erinevad asjad juhtuvad. Küll on tervisega rünnakud ja seekord on siis see asi, et mul ei ole prille kaasas. Aga ma loodan, et kirjakohad siia taha tulevad. Ja ma püüan siis lugeda õpetussõnad 11. peatükist ja Matteuse 18. peatükist ja mõlemas siis ühe salmi. Hing, kes jagab õnnistust, kosub ja kes kastab teisi, seda ennastki kastetakse. Ja Matteuse evangeeliumist, sest kus 2 või 3 on minu nimel koos, seal olen mina nende keskel. Et kes kannab, et me teame, et Iisraelis on soke koht, mida eesti keeles nimetatakse surnumereks. Ma ei tea, mis inglise keeles või teistes keeltes on. Võib-olla ta on hoopis järv, ma ei tea. Nii, nüüd on tõlgid ka meil olemas. Et see, miks ta selline on ja et sinna küll voolab palju jõgesid sisse ja seal on ka palju allikaid, aga see ei anna mitte midagi välja. See sinna jääb kõik sisse ja ta ei õnnista kedagi. Ja sest kus 2 või 3 on minu nimel koos, seal olen mina nende keskel. Et siin reede me matsime oma keeleõpetajat ja seal on omad lood, kuidas ma täiesti juhuslikult temaga tuttavaks sain ja siis ta lihtsalt ütles, et ma teen kursusi, tule kaasa. Ja alguses ma pole mitte midagi aru saanud, aga siis ta sai aru, et ma oskan hästi lugeda. Nii et ma alguses lugesin seda, mida ma ise ka aru ei saanud. Ja esperanto keel. Ja siis ma sain tema kaastööliseks. Nii et ma ei tea, kuidas see juhtub, aga ma alati saan kellegi kaastööliseks. Nemad ise ka aru ei saa. Ja siis ma olin kaastööline, meil tekkis sõprus. Me käisime omavahel koos, arutasime asju erinevatel teemadel ja siis tal oli selline omadus, et ta ei pannud isegi tähele, et ta läks ühe keele pealt teise keele peale üle. Aga kui ta jõudis jaapani keele juurde, siis see oli keel, mida me ei suutnud jagada. Siis ta sai ise ka aru, et seal ma ei suuda kaasas olla. See on üks huvitav juhtum. Ta ise nimetas ennast katoliiklaseks. Ja see on huvitav juhtum, ma ei tea, kuidas seda tõlgendada, aga siis nelipühilane ja katoliiklane räägivad omavahel erinevaid keeli. Ja on palju asju, mida me saame jagada ja mida me ei saa omavahel jagada. Aga kui ma ta juurde läksin, siis ta ütles alati, kui me kokku saame, siis ma tunnen, et Jumala vaim on meie keskel. Nii et meil on palju rohkem ühist kui erinevad asju. Et see oli mul märkmetest, aga
ma arvan, et ma ütlesin kõik ära, mis ma öelda tahtsin. Et kui me armastusest jagame ja seda, mida meile antud on, siis meil on seda rohkem kui seda, mida meil ei ole. Amen. Isa, me täname, et sa õnnistad seda, mis meil on, issand, ja siis, kui me jagame, issand, siis sellest saab elu, issand. Ja issand, me palume tarkust, issand, kuidas jagada seda evangeeliumi teistega, issand, et me ei muutuks lihtsalt üheks soolajärveks, issand, mis ei voola välja. Ja siis me läheme kalgiks ja kõvaks ja issand, seal ei ole elu, aga issand, kui me jagame, siis sa saad uut meile peale panna, issand, seda kõike, mida sa oled meie sisse pannud, issand, ja millega igaüks meid teisi õnnistada saab. Aamen. Ja nii kaua, kui korvid käivad ringi, ma loen teile ette teated. Meie nädal koguduses on mitmete osadus- ja palvegruppidega, kas need tulevad seina peale ka? Aga et on üks muutus, kolmapäeval ei ole palvehommikut kell 10.00, nii nagu tavapäraselt, et see üks nädal jääb vahele. Aga nii teisipäeval, neljapäeval on palvehommik kui ka pühapäeva hommikul siin üleval ja noorteõhtute kohta te saate küsida otse Kaielt, et mul siin täpsemat informatsiooni praegu ei ole. Järgmisel pühapäeval on jumalateenistus jälle kell 11 ja siis meile jutlustab Aivar Arge. Aga veel on toimumas palju põnevat. Juba täna õhtul te saate tulla jälle siia meie koguduse ruumidesse ja toimub evangeelne koosolek, kus teenivad meie missionärid. Aga mitte ainult täna, vaid ka esmaspäeval ja teisipäeval. Nii et 3 päeva järjest ja siin on olemas flyer ja need flyerid on saadaval ka ees foajees. Te võite võtta sealt kaasa ja jagada, et teil endal oleks info meeles ja saate jagada ka oma tuttavatele. Et nad tuleksid siia kell 19.00 ja te olete muidugi oodatud igal õhtul. Nii, aga siis järgmine väga põnev asi, mis on tulemas. Meie kogudust on külastamas maailmarändur Mart Altsoo. Ta on üks väga põnev mees ja ta ööbib meie koguduses ja 10. juuli õhtul kell 19.00 ta on siin meie koguduses jagamas oma reisimuljeid. Te olete kõik oodatud kuulama ja vaatama, mida tal meil on rääkida laiast maailmast. Siis edasi on tulemas suvepäevad Lootuse külas ja need on juba päris lähedal. 17-19 juuli registreerimine on avatud ja saate tegeleda sellega, et tulla kohale ja otsida öömaja ja otsida kokku telgid ja madratsid või kuidas kellelgi võimalused on. Ja veel sügisene Lootusaeg festival, mis toimub Tallinnas Tondiraba jäähallis. Kui te olete otsustanud, et te tahaksite sellel osaleda, siis te võite võtta minuga ühendust, et me saame koos ära registreerida grupina. Et te peate muidugi otsustama, kummal päeval te soovite minna, kas ühel või mõlemal, aga siit lähevad tasuta bussid ja saab registreerida bussile. Andke siis teada. Aga on veel üks teade. Meie koguduse ümber parkimiskorraldus on muutunud. Et me ei või parkida üle tee oleva maja ette ja siin kõrval asuva eramaja ette. Et me võime parkida oma krundi peale, maja ette, aga on olemas ka kunagine parkla, on see vist olnud, või spordiplats. Te võite ka parkida sinna, kui maja ees ruumi ei ole. Ja minu meelest piiskop Palur on täna juba näidanud eeskuju ja oma auto sinna parkinud. Et siis te näete, kus see koht on. Et saab siit sõita mööda väikest teerada
ja siis sinnapoole. Nii, aga siis meil on täna üks sünnipäevalaps, Külli Liiv. Teda täna siin ei ole, aga me saadame õnnistusi, Külli, kui sa kuuled meid kuskilt pildiraadiost või veebiteel. Palju õnne sünnipäevaks sulle ja Jumala rahu ja armu ja tervist ja kõike. Ja nüüd ma annan sõna meie külalistele ja ma palun Alan ja Alice. Mis? Okei. Well, good morning, everybody. No nii, tere hommikust. It is wonderful to be back here with you in Kuressaare. Ikka olla, taas tore olla koos teiega siin Kuressaares. Today usually we're here preaching and ministering, but today we're here as missionaries. Et kui me tavaliselt oleme siin olnud külas ja hea meelega jutustan, siis täna siis hoopis missioonigrupiga koos. And this week we have over the Baltic nations, there's about 12 teams going out to different nations, and we have a couple of those are in Estonia. Nii et praegu ongi siis Impact Mission siis käimas ja 12 gruppi on siis Balti maade vahel laiali jaotatud ja 2 gruppi Eestis ka. There's a team in Valga, Et üks meeskond on Valgas team here with you in Kuressaare, ja siis teie juures siin Kuressaares teine meeskond. and then also in Tallinn is evangelistic 2 weeks called A Million Month. Ja siis Million Month ehk siis veel üks väga suur evangeelne üritus Tallinna piirkonnas ka toimumas 2 nädalat. So we're excited to be here. Nii et rõõm olla koos teiega. Can I ask the team just to come forward? We're going to introduce everyone to you, so you know who they are. Siis te teate ka, kellega tegu. They're going to be with us the next few nights. Nii et mõned So- päevad ja ööd, At least if you know their names, you can say hello and you know who they are. et kui teate nende nimesid, saate vähemalt tere öelda. So starting at the far end is Marku. Nii et seal on siis Marku. Marku leads PEM, which stands for Pentecostal European Mission. Ja Marku siis juhatab PEM-i, mis on siis nagu Euroopa nelipühi missioon just. So Marko is from Finland originally, but he now has been living for many years in Germany. Marku tegelikult tuleb ei tule kõik Inglismaalt, tuleb täitsa Soomest, mitte kaugelt ja on elanud mitmed aastad Saksamaal. He's a great man of God and has a heart for the lost. Nii et ta on vägev Jumala mees ja tema süda on tõesti kadunute järele. And then we have these 3 beautiful ladies, Nii et 3 kaunist neidu ka. also from the same church in Finland. Nad on tegelikult samast kirikust Soomes. And so we have Carolina over here, Karoliina, and we have Bea meil on Bea siin and Yamilia. ja Emilia. Okay, Yamilia, Emilia, Bea, jätke meelde, Bea, Carolina, Karoliina Marku, ja Marku. Alice, Alan. And this evening we also have Pastor Agnes Toltz is also going to join the team. Ja Agnes siis Kablikoguduse pastor ka ühineb meie meeskonnaga täna õhtul. And this is not just for us to minister to you. Küsimus pole lihtsalt selles, et me tuleme ja lihtsalt teenime teid, We'll be doing some evangelism on the streets. et me tahaks väga sirutuda evangeeliumiga väljapoole. There's a program for us for today and Monday and Tuesday. Nii et nende järgmiste päevade jaoks on programm paigas. Wednesday we're in Muhu. Kolmapäeval oleme Muhu saarel. So if you want to join us in what we're doing, Nii et ühinege meiega kõiges, mis me teeme. then we'd invite you. We want to do this together, to partner Me together. tahaks teha asju koos, neid asju, neid häid asju. Okay, amen. Yeah. So thank you. And Pastor Marko is going to come and bring God's word to us this morning. Nii et pastor Marku. Yeah, come. Oh yes, sorry. Ka meil on üks tunnistus. Vabandust. Üks testimony. Tunnistus. Tunnistus. Jah.
ukstunnistus. Ja, Bea, applausi. Yay. Come on. Thank you. Hi, my name is Bea. Ja nii, tere, minu nimi on Bea, nagu kuulsite. And this morning I was praying, thinking like what I could tell. Et ma palvetasin täna hommikul ja mõtlesin, millest võiks rääkida. And I felt like I want to tell my testimony about giving authority to God. Ja mõtlesin, et jagan oma tunnistust Jumala meelevallast. I googled what it means to give authority over someone. Ma guugeldasin ja püüdsin siis leida, et mida see üldse tähendab, et ma nagu annan meelevalla oma elu üle kellelegi teisele, Jumalale. And it said that they have a position of responsibility that gives them influence or control. Ja see tähendab seda, et ma annan ära, luban kellegi teisele, ehk siis Jumalal oma elu kontrollida ja mõjutada. And that you're expected to listen, obey or respect their guidance or decisions. Ja selle juures ma saan ka oodata Jumala juhtimist ja ligiolu ja kõike seda, mis temaga kaasneb. Okay, so I'm going to tell you a little bit about how I felt about authority figures. Ja ma jagan teile nagu oma kogemust nii-öelda meelevalla all olemisest. I grew up in a home with the father who abused his place of authority. Ma kasvasin üles kodus, kus isa oli väga-väga võimukas ja ta kasutas seda võimupositsiooni meie vastu. He criticized a lot and was overall kind of mean. Ta kritiseeris meid, ta oli tegelikult nagu õel meie vastu. And growing up in that, I learned not to trust authority figures. Ja ma kasvasin üles sellises kodus ja ma õppisin seda, et neid inimesi, kes on võimupositsioonil, neid ei saa usaldada. It had built resentment in my heart towards all authority figures like teachers and leaders. See tähendas siis igasuguseid juhte, õpetajaid ja mul oli nagu selline vastuseis nende suhtes. I thought that authority figures were against me and didn't like me, but like others. Ja ma mõtlesin seda, et lihtsalt mul oli selline ettekujutus, et need isikud, kes on meie üle pandud, et tegelikult me ei meeldi neile ja noh, see ei ole nagu toimiv asi. And I felt like I needed to protect myself from them and their unjust judgment specifically aimed towards me. Ja ma tundsin, et ma pean kuidagi moodi nagu kaitsma ennast nende eest ja nende ebaõigete hinnangute eest minu suhtes. And I have bitterness in this area. Bitterness, yeah. Ja see, mis ma kogesin, oli siis, et see üks nagu kibe juur oli minu sees. And without realizing, this idea about the authority had shaped the way I saw and act around the authority of God. Ja tegelikult siis see nagu kogemus täpselt samamoodi kandus siis üle ka Jumalale, kõik need tunded ja arusaamad. And I had been a believer quite a long already. Kuigi usklik olen ma olnud juba pikka aega. And I knew God was a loving father. Ja ma nagu teadsin, et Jumal on armastav isa. And that he loved me. Ja nagu ma teadsin, et ta nagu armastab mind. But somewhere deep down, I didn't trust God fully, that he's fully on my side. Aga endas sees ma ei suutnud teda usaldada piisavalt, et ta ikka on 100% minu poolel. I kept him just a little bit far, just a little like arm's length. Nii et mul tundus, et ma nagu püüan seda Jumalat hoida siis kuskil sellise käesirutuskaugusel alati. But what's dangerous in that is that it meant that I was in charge and that gave room for bitterness and fear. Aga mida see reaalsuses tähendas seda, et ikkagi ma ise püüan olla kontrollis ja nendel halbadel tunnetel nagu kibedus ja nendel ikkagi on koht siin sees. And to be honest, I was kind of confused of why I was struggling so much.
ja ma päris hästi ei saanud ise ka aru, et miks minu sees on nagu need sisemised võitlused. And why wasn't God helping me? Et nagu kuidas on, et Jumal ei aita mind. But the truth is, I didn't let God to be in his rightful authority place. Aga tõde oli lihtsalt selles, et mina ei lubanud Jumalal olla selles positsioonis, olla endale issandaks, nagu ta peaks olema. Where he could actually really lead me. Et selles positsioonis, kus ta nagu täiega saab mind juhatada ja juhtida. So I was in discipleship school, Nõnda ma siis olin ühes jüngrite koolis and I didn't see change. ja ma ei näinud endas muutust. And I asked God, can you change me in my life? Ja ma küsisin Jumalalt, Jumal, et kas sa saaksid mind muuta, minu elu? And when I prayed that prayer, Ja kui ma palvetasin selle palve, I felt God saying, ma kogesin, et Jumal ütles, my dear child, are you willing to give me the place of authority in your life? ja Jumal ütles mulle nii, et kallis laps, kas sa oled valmis andma mulle nagu see meelevalla ja see juhi positsioon oma elus? And I felt this sting in my heart, kind of like, oh, I didn't recognize that I hadn't give it to you. Ja siis see nagu torkas mu südamesse ja ma sain aru, et jah, ma ei olegi seda teinud. And I was a little bit scared because I didn't know what that meant. Ja ma kuulsin neid Jumala sõnu ja ma olin isegi natuke hirmul, sest ma ei saanudki päris täpselt aru kõigepealt, et mida Jumal nende sõnade all mõtles. But I said to God that I will do my best and I do want to give the authority to him. Ja aga ma ütlesin Jumalale, et Jumal, et ma annan oma parima ja ma tahan olla see, kes lubab sinul olla minule issandaks. And what that means in life would be that I am surrendering control. Ja mis tähendab seda, mis see siis praktilises elus tähendab, et ma annan kontrolli talle üle, ma alistun talle. Obeying him completely, Kuuletun talle täielikult, trusting him fully, usaldan teda täielikult letting him lead every area of my life. ja luban temal juhtida iga oma eluvaldkonda. And I realized that giving God authority isn't about being crushed. Ja ma mõistsin, et see tähendab ka nagu Jumalale meelevalla ja valitsuse andmine tähendab ka nagu olla nagu seismiselt murtud. And it's being freed from trying to be your own God. Ja see tähendab seda, et ma olen vaba sellest, et ma olen iseendale Jumalaks. It's the kind of authority you can trust and rest in. Sest Jumal on selline boss heas mõttes, keda tõesti võib usaldada ja kelles võib puhata ja hingata. And in that I have felt that I don't feel as much fear. Ja kõiges, olles sellest kõiges olnud, siis ma kogen, et need hirmud on ka läinud. And now in the end I just want to read a verse from Psalm 89 Psalm 89 and 13. 13, jah. Yeah. 89:13. Your arm is endowed with power. Your hand is strong, your right hand exalted. Righteousness and justice are the foundation of your throne. Love and faithfulness go before you. Blessed are those who have learned to acclaim you, who walk in the light of your presence, Lord. They rejoice in your name all day long. They celebrate your righteousness, for you are their glory and strength, and by your favor you exalt our horn. Indeed, our shield belongs to the Lord, our King, to the Holy One of Israel. Psalm 91, 89. Nii, ma loen eesti keeles ka siis. Põhja ja lõuna oled sina loonud, Taabor ja Hermon laulavad hõisates sinu nimele, sinul on vägev käsivarras, tugev on sinu käsi, kõrge su parem käsi, õigus ja õiglus on su aujärje alus, heldus ja ustavus käivad su palge ees, õnnis on rahvas, kes tunneb su püha hõiskamist, nad käivad sinu palge valguses, issand, sinu nimest rõõmustavad nad iga päev ja sinu õigluses nad ülendatakse, sest sina oled nende tugevuse ilu ja sinu hea meele pärast tõstetakse meie sarv kõrgele.
ja just, läkski täppi. Yeah. Yeah. So for today, maybe question where your authority lays, because it can vary, and I guess it doesn't matter what, like, in where, how many years you have believed in God. Ja minu küsimus sulle ongi, et kelle peale sina loodad, kelle valitsuse all sa elad, et siin ei ole küsimus selles, kui kaua on keegi Jumalat teeninud. Kes on sinu issand päriselt? Amen. Good morning, church, from my side, No nii, tere hommikust kogudus ka minu poolt. and thank you, Alur, that we had this opportunity to come here. Ja suur aitäh ja piiskop Alur ka, et meil on olnud see võimalus olla täna teiega. I am actually first time in my life in Saaremaa, Kuressaare. Ja olen esimest korda oma elus Saaremaal ja Kuressaares ka. I have heard so many good stories in Finland about this island, honestly. Ja selle saare kohta Soomest olen ma kuulnud palju häid lugusid. People come very fresh back from the holiday and where you were? I was in Saaremaa. Ja inimesed tulevad niisuguse värske olemisega oma puhkustelt ja kui ma küsin, et kus sa siis puhkusid Saaremaal? So thank you this possibility to join and come to see this beautiful place. Ja aitäh selle võimaluse eest, et meil on olnud võimalus külastada seda paika. You heard, sorry my voice, you heard already some information about impact events. Natuke juba olete kuulnud Impact-ürituse kohta. Like now we are having this Impact Baltics Praegu meil on siis Impact Baltics ehk siis Baltimaade in Estonia, üritus, Latvia, Lithuania. mis tähendab Eesti, Läti, Leedut. Last year we had Impact Balkans. Eelmine aasta me olime Impact Balkan, nii et Balkani. And we do this every year in different parts of Europe. Ja mis sünnib on see, et tegelikult igal aastal me oleme erinevas Euroopa osas. It's a vision we want to encourage, motivate, help the local churches to evangelize. Ja meie visioon on see, et me tahame siis kohalikke kogudusi erinevates riikides innustada, julgustada evangeeliumi kuulutama. And we started 2006 from Brussels, Alustasime 2006 Brussels, yeah. Brüsselis And now we are here. ja nüüd vaata, kus me oleme siin. And in Carsville next year in Greece and Greece Islands. Ja järgmisel aastal siis Kreeka ja Kreeka saartel oleme. And during these years, many people have heard about Jesus. Ja nende aastate jooksul, mil me oleme tegutsenud, paljud inimesed on kuulnud Jeesusest. And I know that hell is emptier Ja me teame kindlalt, et põrgu on selle võrra tühjem paik. than it was when we started. Ja see algas sellega, kui me alustasime. And God is using ordinary people, Ja vaata, Jumal kasutab tavalisi inimesi. youth, young adults, elderly people, everybody. Noori täiskasvanud, vanemaid, Jumal kasutab kõiki. We usually have in these events, main of our participants, they are young adults. Aga enamus siis, kes meie üritustega kaasas on noored täiskasvanud. But for example, last year the youngest young adult was 3 years old. Aga muide, eelmine aasta kõige noorem oli 3-aastane. Children choir, they were singing in Croatia in the radio and in some programs. Seal laulis ja Horvaatias ja sattus raadiosse oma lauluga. And the oldest young adult, he was 73 years old. 73. Ja kõige vanem nii-öelda noor täiskasvanu oli siis 73 He aastane. was in the motorcycle team and they were praying in different areas. Same time when we evangelize. Tema oli osa siis mootorratturite jõugust heas mõttes ja nad liikusid ringi ja kuulutasid eri paigus. And we saw that many people gave their life to Jesus. We saw healings, we saw deliverances. Ja me nägime, kuidas paljud inimesed andsid oma elu Jeesusele, me nägime tervenemisi, nägime vabastusi, Because everything is possible for God. sest Jumalale on kõik võimalik. It's not what we are. Küsimus pole selles, kes meie oleme, It's what Jesus did on the cross of Calvary. vaid küsimus selles, mis Jeesus tegi risti peal. It's what Jesus is in your life. See on see, kes Jeesus on sinu elus. And I actually want to share to you something personal, like we heard already from Bea, also something very personal. Ma tahaksin ka teiega jagada omalt poolt midagi väga isiklikku, täpselt nii, nagu Bea jagas. That why I'm standing today here, Et miks ma siin täna seisan?
what Jesus has done in my life. sellepärast, mis Jeesus on minu elus teinud. I would love to hear all of your stories, Me tahaks tegelikult kuulda kõiki teie lugusid, but that's one story. aga minu lugu on lihtsalt üks lugu. Because I was growing up in a farm in Finland, Ma kasvasin üles talus Soomes and everything seems to be well in that house and home. ja meie kodus otse kui kõik tundus olevat hea. They had enough money for everything. Vanematel oli piisavalt raha, Typical Finnish farm home. selline Soome majapidamine, talumajapidamine. But when I was 4 years old, Aga kui ma olin 4-aastane, I remember that I prayed ma mäletan, et ma palvetasin. that God, if you are there, take me from this world. Ma palvetasin, Take me out from this world. I don't Okay. want to live anymore. kui ma olin 4-aastane, ma palvetasin, Jumal, võta mind sellest maailmast ära, mina ei taha enam elada. Because we had so much problems. Sest meil oli nii palju probleeme. My father was a sniper in the Second World War, Mu isa oli snaiper teises maailmasõjas and that changed quite a lot his mind. ja see tegelikult mõjutas tema aju nagu väga tugevasti. He was a very good worker. No Ta oli- negative word about that. Ta oli tegi palju tööd, ühtegi halba sõna ei saa öelda selle koha pealt, But he was also very aggressive aga ta oli ka agressiivne oma and loomu drinking poolest. every night a little bit. Ta or jõi- more or less. Jõi igal õhtul alkoholi And even though he didn't drink on the day, he was very aggressive against the family. So I had a fear every day. ja isegi kui ta joonud, oli ta ikkagi selline agressiivne ja äkiline. Tegelikult ma elasin hirmu all kogu aeg. That he will kill me and my mother. Mul tundus, et ta tapab ära nii minu kui mu ema. So you understand that, okay, God heard my prayer that take me out from this world. Et sa mõistad, Jumal jah küll kuulis mu palvet, et Jumal võta mind ära 4-aastasena siit maa pealt, But why he didn't take me out from this world? aga miks ta siis seda ei teinud? Because he wants to use me Sellepärast, et tal oli plaan mu jaoks. like he wants to use you. Samamoodi nagu on plaan sinu jaoks. Till end of our lives. Kuni meie viimse hingetõmbeni. Because he loves you and he has a plan for you. Sest ta armastab sind ja tal on plaan sinu elu jaoks. But because I didn't know about Jesus, I know that there is God. Ma ei teadnud küll Jeesuse kohta tollal, ma teadsin, et Jumal on. Because my father was an atheist, but Lutheran atheist. Mu isa oli ateist, aga tead, siuke luterlik ateist. So he didn't accept that my mother would go to the church, but my mother believed to God. Ja ta ei lubanud tegelikult mu emal käia kirikus, aga mu ema väga uskus Jumalasse. So I heard about God and I prayed many times with my mother. Nii et ema kaudu ma kuulsin Jumalast ja palvetsin palju kordi koos temaga. But when I grow, Aga kui ma kasvasin, same time grew something in my life, inside me. siis minu sees ka miski kasvas. It was hatred, it was bitterness See oli kibedus ja vihkamine against my father, oma isa vastu, against my childhood. oma lapsepõlve vastu. But luckily, when I was 16, 17 years old, Aga õnneks siis, kui ma olin 15-16, my best school friend, really best school friend, he gave his life to Jesus. siis juhtus nii, et minu parim koolikaaslane, mu sõber, andis oma elu Jeesusele. And he explained me that what is Jesus in Bible. Ja tema suutis mulle selgitada Piibli põhjal, kes Jeesus on. And I get to understand something. Ja mul hakkas midagi koitma. Jeesus on tee ja tõde ja elu. Jaa, Amen. amen. Jeesus on tee. Jeesus on tee, eks I ole. didn't understand that before. Ma ei saanud sellest varem aru. So he explained me like that there's a bridge. Ja tema selgitas nõnda, et et seal on sild. And I'm not on that bridge to heaven. Ja vaata, sina ei ole selle silla peal taevasse. I can do good things, bad things, whatever, but I can't go to heaven without going through that bridge. Ma võin olla hea või halb inimene, teha häid või halbu tegusid, kui ma sellest sillast üle ei lähe, siis ma taevasse ei saa. And Jesus is that bridge. Jeesus on see sild. Jeesus on tee ja tõde ja elu. Amen. So then I did the decision. No ja siis ma tegin otsuse. I turned my back to Jesus. Ma I pöörasin turned my back. Jeesusele selja. And that was the worst thing whatever people can do. Ja see on selline asi, esimene asi, mida kõik inimesed tegelikult teevad. So when God speaks to you, Kui Jumal räägib sinuga, when God calls you, kui Jumal kutsub sind, never turn your back to siis Jesus. ole targem. Ära pööra talle selga. Never say no. Ära kunagi ütle talle ei. Say always yes to Jesus. Alati ütle jah Jeesusele. Whatever he speaks about. Mis iganes ta räägib sulle. But luckily,
that was not my last chance. aga õnneks oli ta armuline ja andis mulle veel võimalusi. After 4 years, I was in the one primary school. Olin siis seal kuskil whatever school. It was some kind of koolis, school. I was in school. jah, mitmed aastad hiljem. And I saw there 2 Christians. Ja seal koolis olles ma nägin 2 kristlast. Because I never, ever saw any Christians on the streets where I was hanging with my friends during these 4 years. Sest 4 aastat oli see vahemik, mil ma nägin nagu kristlasi, sest et tänavatel ja kuskil, kus ma ringi jõlkusin, ma ei näinud neid. You know the life what it can be when you are in teenage from 16 to 21. Tead küll, milline see elu on, kui sa oled teismeline, eks ole, seal vahemikus 16 kuni 21. I was not so bad, but I was not good. Ma ei olnud mingisugune kange kriminaal, aga midagi erilist ka ei olnud. But what I know, I was ready to give my life to Jesus if I meet somebody who is Christian. Aga mida ma teadsin, et ma tegelikult olin valmis andma oma elu Jeesusele, kui ma ainult kohtaks mõnda kristlast. Because I prayed every single day, Jesus save me. Palvetasin iga päev, Jeesus päästa mind, Jesus Jeesus päästa. forgive me. Jeesus andesta mulle. But I turned my back always to God that I didn't follow his way on that bridge. Palvetasin küll, aga siis pöörasin selja, ma ei astunud selle silla peale. But when I was in that one school after 4 years, I saw there 2 Christians. Ja seal koolis, kus ma olin selles 4-aastases vahemikus, ma nägin 2 kristlast. And that was enough. Ja sellest mulle piisas. I was like touched by Holy Spirit. Ja siis ütlesin, et jah, et kallis püha vaim. I was living in that school, I opened my door in school, in that room. Ja olin seal, avasin selle ukse seal koolis. And I heard a voice inside me, not with my ears, but I understood the voice. Ja ma nagu tajusin, et keegi räägib minu sees. That now or never. Mis ütles mulle, kas This nüüd või mitte kunagi. Now I have to say yes or no. Nüüd on see aeg, kus sa pead ütlema kas jah või ei. Actually, I have to say yes. Nii et ega mul valikut polnud, ma pidin ütlema jah. And I said yes, I pray that Jesus forgive me. Ja siis ma palvetasin, Jeesus, anna mulle andeks. I don't want to shame you anymore. Ma ei taha enam sind häbistada. It's no matter if my band friends or any friends knows that I believe Jesus. I want to follow you. Pole oluline, kas mida mu sõbrad arvavad või mis iganes, mina nüüd järgnen sulle. And immediately I felt this peace what is mentioned in John 14:27. Ja John 14:27. ja Johannese 14:27, mis räägib rahust, ma momentaalselt kogesin seda rahu, mis ütleb, et rahu, selle rahu ma jätan sulle, selle rahu ma annan sulle ja ma ei anna seda rahu nii, nagu maailm annab. Nii et ärge laske oma südametel minna araks. I saw that world gives many things. Ma muidugi olin näinud, et maailm annab palju asju, It didn't give peace. aga rahu ta ei saanud But in anda. that moment when I prayed, Jesus, come to my life, forgive me, I get a peace. Aga sellel hetkel, kui ma palvetasin, Jeesus, anna mulle andeks, ma kogesin imelist rahu. I was 21 years old, Ma olin 21, so it's several years before what I'm now, nii et, some years back. sellest on nüüd mõnda aega möödas. And I still have this peace in my Ja mul life. on ikkagi see rahu minu sees. I could understand that I'm saved. Ja ma sain aru, et nüüd ma olen päästetud. I'm going to that direction, not anymore to that direction. Nüüd ma tean, millises suunas ma lähen ja millises ma ei lähe. I was sure about it. Ma olin sellest täiesti veendunud. Are you sure? Where are you going? Kas sina oled kindel selles, kuhu sina lähed? Are you 100% sure where are you going? Kas sa oled ikka 100% kindel selles, kuhu sa lähed? When you believe to Jesus, when you follow Jesus, Kui sa järgid Jeesust ja usud temasse, you will be in heaven. siis sa lähed taeva suunas. So that was a change, and then my minister started. No vot, see oli siis see muutus mu elus ja sealt algas mu teenimine. I read from Bible that go all the world and preach the gospel to all creation. Ja ma lugesin Piiblist, et minge kõikjale maailmale ja kuulutav evangeeliumi kogu loodule. And then I read from Matthew that come follow me. Jesus said, come follow me, Ja siis ma lugesin Matteuse evangeeliumist, sest Jeesus ütleb, et tule järgne mulle, and I will send you out et ma läkitan su välja, to fish for people. to fish for olemaks people. siis inimeste püüdja. So Jesus told that to me Jeesus ütles seda mulle, and you. ta ütleb seda ka sulle. So he told that to you.
nii et sedasama ütleb ta sulle ka. Jesus said that follow me and I will make. Ta ütleb, järgne mulle, ma teen sinust. I will send you out to fish for people. Ma saadan sind, ma läkitan sind välja, et sa oleksid inimeste And that was püüdja. a start. No see oli kõige algus. I was in one mission evening, whatever it was called. Ja seal oli mingi selline missiooni õhtu või miski. There was one missionary from Finland who was sent it in Austria. Ja seal oli siis keegi Austriast tulnud missionär seal Soomes. And he told about outreaches, what he is planning to do in Austria. Ja tema jutustas meile nendest nii-öelda evangeelsetest väljasirutustest, mis ta seal Austrias kõik siis plaanis. And when he told us very many details, I felt that he took a knife. Ja siis, kui ta seal rääkis kõiki need detaile pikalt ja laialt, mul oli siuke tunne, nagu ta oleks võtnud nagu noa And threw it to my heart. ja visanud selle otse minu südamesse. So that was what I felt as a young Christian. Nii et noore kristlasena niimoodi ma kogesin tema sõnu. I knew that was call from God. That was God who did this. Nii et tema sõnad läksid otse kui nugamus südamesse. Ma sain aru, et Jumal ise on mind kutsunud sarnaseks asjaks. That maybe one day, after 20 years, I will be missionary. Ja That siis was ma my mõtlesin, thought. et tollal, et võib-olla siis minust saab missionär, midagi umbes 20 aasta And I pärast said või to nii. God that if somebody invites me to Austria, to Braunau, to outreach, I know that this is from you. Aga siis ma mõtlesin enda sees, et Jumal, kui keegi kutsub mind ka kaasa Austriasse missionit tegema, siis Jumal, ma tean täpselt, siis sina oled selle kõige taga. And I start to pray for outreaches in Europe. Ja ma hakkasin palvetama igasuguste evangeelsete ürituste suhtes üle kogu Euroopa. After 6 months, our evangelist from the church comes to me and asks me that, would you love to join me to one outreach? Ja siis tuleb meie koguduse evangelist minu juurde ja küsib niimoodi, et kuule, And I- et kas sa tahaksid olla kaasas meie evangelismiga? I asked that, where are you going? Ma küsisin tema käest, et kus me siis She lähme? said to Austria. Ta ütles Austriasse. Then it's already boom, boom, boom. Nii et ma võisin kuulda oma enda südame Where pekslemist. to Austria? Kus kohta Austriasse? Braunau. Braunau. So that was a place I immediately knew that is from God. Ja ma I had to teadsin go there. momentaalselt, jah, see on minu kutsumine. Ma teadsin, et Jumal oli mind kõnetanud. But I want to show that I'm so holy. I still pray 1 week and then I say yes. Aga siis ma olin nagu siuke, et las ma nüüd palvetan veel 1 nädala ja mõtlen ja palvetan, vaatame. There happened so many miracles. I would use a long time to explain what happened during that outreach only. Ja selle samal Austria siis üritusel siis juhtus nii palju imesid, et mul läks väga palju aega, kui ma neid kõiki teile seletaksin. But when we came back to Finland Ja on the road, Ja kui me siis sõitsime tagasi Soome sealt, but we were still on the road in Germany, olime seal kuskil Saksa teedel I was driving this car. ja ma juhtisin autot And suddenly I see something what I didn't believe that that's true. ja äkki ma näen midagi, mida ma ei suutnud uskuda, et see võiks olla tõde. It was a rainy day, No seal oli hästi vihmane päev, clouds everywhere, paksud pilved kõikjal, but I saw from a mirror something special. aga ma nägin nagu peeglist midagi. There was a blue spot on the sky, Ma nägin taevas sellist nagu sinist pilvedeta laiku and on that spot is white, beautiful cross. ja ma näen, et see laik oli nagu valge imeline rist. And I looked a couple of times that that's not possible. Ma vaatan sealt peeglist mitu korda, ütlen, no pole võimalik, Then pole I told võimalik. to others in the car, do you see the same? Ja ma küsisin teistel autos, et kas te näete seda sama asja? And they saw the same. Ja nad nägid seda sama Okay, few asja. people was laughing. Yeah, No. they didn't see. Some of them were laughing, they didn't see, but Mõned mainly naersid, et nemad ei näinud. it was a nine-seat bus. Anyway, so that was so strong thing to my life Ja sellel oli nii tugev mõju minu elu üle, that I got a calling that we have to go and we can go around Europe and preach the gospel with the teams. ja ma sain kinnitatud, et me tõesti võime minna meeskondadega üle kogu Euroopa ja kuulutada evangeeliumi. And I knew that that's I have a part in that work. Ja ma sain aru, et minul ka on suur roll selles töös. But I can't make that function. Aga ma ei saa seda üksi nagu toimima panna. But now after many years, it's going on. Aga nüüd, mitmed aastad siis pärast seda hiljem, kõik töötab. What God speaks to you, Mida Jumal sulle räägib, it will happen. see saab tõeks. If you don't say no.
kui vaid sina ei ütle ei Jumalale. If you say yes, I want to take that step. See juhtub siis, kui sina ütled jah Jumalale, jah, ma teen selle sammu. Maybe you think that it's so small thing what God have spoken to me. Võib-olla sa mõtled, et Jumal nagu me ei ole minuga midagi erilist nagu rääkinud, But take that step. aga tee see samm, mis ta on sulle rääkinud. Because it's like a little boy's 5 loaves and, no, Ja. See on nagu selle poisi, eks ole, 5 fish and 2 loaves. mitu leiba ka. 5 leiba, 2 kala, jah. So it's small thing, but when God blessed that, See on ju, tundub nagu väike asi, aga Jumal võttis selle vähese ja paljundas seda. it will multiply. See paljuneb. And again multiply. And And again multiply. It will multiply. kõik multiply. paljuneb, mis Jumal paljundab. When you say yes to Jesus, Kui sa ainult ütled jah Jeesusele, so just do it. lihtsalt tee seda. So cross for my life, it means a lot. Ristis sümboolika minu elus tähendab väga paljut. God has lead and so many times that cross in different places to me and I could just follow that way. Jumal on nagu otse kui näidanud risti nii paljudes mu eluetappides ja see on nagu selline sihtmärk. Like in Ephesus 6:12, Nagu Efeslastele 6:12. it says that for our struggle is not against flesh and blood, but against the rules, against the authorities, against the powers of the dark world. No mis ütleb, et meie võitlused, Alice'i tõlge tuleb nüüd. Kui tuleb okei, aitäh sulle, teed mu elu lihtsamaks. Meil ei tule ju võidelda inimestega, vaid meelevaldade ja võimudega. Selle pimeduse maailma valitsejatega, kurjade taevaaluste vaimudega. There is so many things against us when you want to say something about Jesus to somebody. Nii et on nii palju asju, mida me saame öelda, kui me tahame Jeesusest kellelegi rääkida. But don't scare that. Ära karda neid asju. There is first thing is often that I'm against it. Üks asi, esimene asi, mille vastu näiteks mina olen, I'm against it. I'm scared. ma olen ka nende asjade nii-öelda, ma olen ka hirmul, kui ma pean seda tegema, ma tunnen ka niimoodi. I'm just a human being. Sest ma tunnen ka hirmu, ma olen ju inimene. But take the step and share about Jesus to your friend. Aga ikkagi tee see ususamm ja hakka jagama oma sõpradele Jeesusest. It's our task, it's my task, it's your task. See on ülesanne, mis on meile antud, see on sinu ja minu ülesanne. Don't be afraid. Ära karda. Like in Old Testament it said that the prophet answered, those who are with us are more than those who are with them. Ja nagu üks Vana Testamendi prohvet ütleb, et need, kes on meie poolt, neid on rohkem kui need, kes on meie vastu. There is always heavenly army with you. Üks taevane armee on kogu aeg sinuga. Do you understand? We don't see it. Mõistad sa, me ei näe seda oma füüsiliste silmadega. But sometimes God opens our eyes Aga vahel Jumal nagu annab meile näha neid asju, avab meie silmad. to understand and to see that Jesus is with us. Et me võiksime nagu siin seespool näha, et Jeesus on meiega. Heavenly power is with you. See taevane vägi on sinuga. And you can just share in faith about what God has done in your life. Nii et sa saad usus jagada kõigest sellest, mis Jumal on sinu elus teinud. And you don't have to be afraid. Ja sa ei pea kartma. If this generation now every Christian would start to tell to their friends and tell to people about Jesus, what would happen? Kui selles põlvkonnas, kui meist igaüks hakkaks natukenegi jagama Jeesusest oma sõpradele, teate, mis juhtub? We would reach this world, the whole world in 1 year, I guess. Or maybe in less than 1 year. Yes. Et siis arvutused näitavad, et me ulatuksime kogu maailmani 1 aasta jooksul. I just heard from one young boy from Mannheim where I'm living in Germany. Ja Saksamaal, kus ma elan, seal ma kuulsin ühte noormest rääkimas. He told me that he has been sharing gospel to 90 different people, the whole full gospel during few days. Tema tegi siis sellise plaani ja ütles, et ta jagas mõne päeva jooksul evangeeliumi 90 inimesega. And during that time, 3 days, 4 days, 3-4 päeva. 10 people gave their life to Jesus. Ja 10 inimest andis oma elu Jeesusele. God opens their hearts if we just go and preach the gospel and share the gospel. Jumal avab inimeste südamed, kui me lihtsalt astume välja ja hakkame evangeeliumi jagama. The last point from me today, from my side today, the last point. Viimane punkt.
Do you remember what Jesus did during the last week before he was crucified? kas sa mäletad, mida Jeesus tegi sellel viimasel nädalal enne oma risti löömist? He knew that it's 1 week time, Ta teadis, et tal on aega 1 nädal. and he went to the temple, he cleansed the temple. Ta läks ja puhastas templi. It's in John 2, you can read it at home. John 2. Johannese 2. peatükk kirjeldab sellest. He cleansed the temple. Ta puhastab templi. What else he did? Mis ta veel tegi? He preached, Ta and jutlustas, he teach, ta õpetas, he healed the sick. ta tervendas haiged. So he did this all. Ta tegi kõike seda. He didn't start to think that, okay, I'm going to die, I'm going to die, I'm going to Jeesus die. ei kõndinud kinni selle kinnisideega, ma suren. Even it was terrible way to die, Olgugi, et ta suri kõige õudsemal võimalikul but moel. he continued. Selle nädala keskel ta And jätkas actually in John 2, John 2, ja seal Johannese 2. peatükis that was a beginning also, the same way he started his ministry. He cleansed the temple in the beginning. nii et tegelikult tema teenistus algas templi puhastamise, kui ta alustas oma teenistust samal moel, nagu sellel viimasel nädalal lõpetamas. And in Matthew 21 is the second cleanse of temple. Ja Matteuse 21 on siis teine lugu templi puhastamisest. He started to cleanse the temple, heal the sick, preach to people, teach people. Nii et Jeesus puhastas templi, parandas haiged, õpetas rahvast. And Jesus says, follow me. Ja Jeesus ütles, järgnege mulle, What you can do mida sina saad and teha. what I can do. Ja see on see, mida mina saan teha. Keep the temple clean. Hoia ka oma tempel puhtana, We are temple of Holy Spirit. sest meie ihu on püha vaimu tempel. Keep it clean. Hoia see puhtana. Jesus' blood cleans it. Blood of Jesus cleans it. Et rakenda Jeesuse puhastavat verd oma templi üle ka. And keep it clean. Ja hoia seda puhtana. Then go and tell about Jesus to others. Ja siis muidugi mine ja räägi Jeesusest teistele. Jesus gave everything Ta andis kõik. that you will be saved, Selleks, et sinul oleks võimalus saada päästetud. that he could use you Selleks, et ta võiks kasutada sind. to share the gospel to others. Et evangeelium võiks levida teistele. Jesus is in heaven. Jeesus on täna taevas. He sent Holy Spirit to you Ta saatis meile oma püha vaimu and the power to you ja väe, that you have power to share the gospel everywhere where you go. mis tähendab seda, et sul on vägi kuulutada evangeeliumit kõikjal, kuhu sa ka ei läheks. Jesus was crucified. Jeesus löödi risti. He carried your sin, your sicknesses on the cross. Ta kandis sinu patu, sinu nõrkused, nõtrused, vigadused, haigused, ta kandis ristipuule. And after that he died. Ja pärast seda ta suri. But that was not the end. Aga tema surm, sellega asi ei What piirdunud. happened on the second day? Mis juhtus teisel päeval? We don't have time to explain. No sinna me täna ei lähe. But what happened on the third day? Aga mis juhtus 3. päeval? What happened on the Mis third day? juhtus 3. päeval? He is risen Ta tõusis ülesse. and he lives. Ja ta on, He lives. ta elab And he is with you ja ta on sinuga. every single day in your life. Igal Jumalast antud päeval sinu elus. And he wants to give interesting life. Ja ta pakub sulle põnevat elu, There is enough problems, milles on ka palju probleeme, but there is enough wonders too. aga samamoodi palju imesid. Because we need always wonder to go through the problem. Sest Jumal tahab, et me läheksime probleemidest läbi. He is with you Aga ta on kõiges because he sinuga, loves you. sest ta armastab sind. Let him use you. Ole nii-öelda tema tööriistaks Let's pray. ja palvetame. Thank you, Jesus. May I ask you to stand up? Tõuseme palun. And if you have personal prayer requests, Kui sul on ka mingit isiklikku palvesoovi, you can please shut your eyes and don't look right or left. siis võid ka oma silmad kinni panna. But if you are not sure that I am going to heaven, Aga kui sa oled üks nendest inimestest, kes ei ole kindel, kas sa ikka pääsed taevasse, if you are not 100% sure today, kui sa nagu ei ole täna 100% kindel, but you want to go to heaven, aga sa nagu tahaks minna taevasse, please lift your hand as a sign.
siis lihtsalt tõsta oma käe, kui And- selle and märgiks I pray for oma you. käsi. Ja ma lihtsalt palvetan su pärast. If someone has a sin in your life, Kui kellelgi on pattu tema elus, God sees your hand. siis ka Jumal näeb sinu We kätt. pray for you. Is there somebody Me else tahame palvetada, kas siin on kedagi sellist, who kes is not tahaks tunda 100% sure Jeesust? that I'm going to heaven? Kui sa ei tea päris täpselt, kuhu sa lähed, Let's pray for salvation for that person. ja palvetame And you koos can, yeah, let's pray. päästepalve, et kui siin on keegi, siis ole julge, palveta kaasa. Thank you, Jesus. You see this one person here. Aitäh, issand, et sa näed seda ühte inimest siin. We bless him Me õnnistame teda, and we pray for him me palvetame ta pärast and or her. Sorry, I don't see, but we pray for that person. And thank you, Jesus. You touch his life ja siis me palume selle inimese elu eest and give 100% sure that you have died for him. issand ja palun anna see äratundmine, et sina surid tema pattude eest risti puul. He can just say to you that I want to follow you. Ja lihtsalt ütle issandale, et Jumal, ma tahan sind järgida. Forgive me all my sins, Anna mulle andeks kõik mu patud, all my mistakes. kõik mu vead. And thank you, Jesus, that you died for me. Aitäh, et sa surid mu eest. And from this moment, I want to follow you Ja sellest hetkest ma järgnen sulle and make you my Lord and my Savior. ja teen sinu oma elu issandaks päästjaks In Jesus Christ's name, Jeesuse nimel. amen. Amen. And we continue the prayer. Ja jätkame palvetamaks. But to you who lift your hand. After this meeting, please come to the front or call somebody of these Christians here. Maybe you Yeah. are always in this church, I don't know. Ja, et kui sina, kes sa käed tõstsid, et tule ja räägi meiega. But let's still somebody pray with you and discuss with you. Ja, et või siis kellegiga kogudusest, et rääkida, kuidas edasi. And if there is any other prayer requests, Ja kui teil mingit palvesoove, you need healing, you need touch from God to your things and problems and questions, kui sa vajad palvet tervenemise eest, kui sa vajad jumalikke lahendusi, Jumala puudutust oma elu jaoks, I think it's okay if you ask them to the front during the next song. siis et kui me ülistame Come here järgmise and we lauluga, pray for you. siis lihtsalt tule, me palvetame su eest. So let's have I don't know what's the plan for next, but when we sing, go ahead. So I just sense that we want to pray for healing. Ja ma kogen, et me tahaks kindlasti palvetada tervenemiste eest. So you can come forward for prayer if you need healing in your life. Kui sa vajad tervenemist oma elus, siis lihtsalt tule ette. But I really sense that we need to pray for boldness over you. Aga me tahaks ka palvetada nagu seda jumalikku julgust üle sinu. Because as a church, we're all on mission these next 3 days. Ja me oleme tegelikult meie ja teie ka. Tegelikult me oleme missionil nagu üheskoos. And you need to be inviting people to our evening services. Ja see tähendab seda, et ka te olete need, kes kutsuvad inimesi endaga kaasa õhtustele You need to teenistustele. be bold in sharing your faith and inviting people to come. Ja see on nagu ka jutlusest kuulasime, kõik see eeldab ühte julget sammu. So I'm just going to ask the team if you could come forward. Maybe we could have 2 ladies this side and Marku and one other lady on this side. Just come forward and receive a touch from God. Nii et tule ette ja lubame Jumalal endid puudutada. And if that's healing, just say what you need healing for. Ja kui sul on tervenemise soov, siis lihtsalt ütle, mille pärast, mis teema sul on. And if it's just from a touch of boldness and strength to share your faith. Aga on ka väga kohane, et ütle, et Jumal, aidake, ma tahan olla julge ja jagada Jeesusest. And invite someone to our gospel services. Ja tee see otsus enda sees, ma tahan They come kutsuda kaasa forward inimesi. and receive a touch from the Holy Spirit, His Lihtsalt tule power. ette ja saa üks puudutus Jumala vaimu käest. Amen. So feel free to come forward. Amen. Nii et Alice can translate this side. Do we have somebody else who could translate maybe on this side? kas on veel keegi, kes oskab natuke inglise keelt, et võib-olla English. tõlkida? Oh, okay. Piiskop on, Okay. jah.
see, kes nõrk, saab tugevaks. See, kes vaene rikkaks saab, see, kes pime, saab nägijaks. Seda Jeesus teinud on. See, kes nõrk, saab tugevaks. See, kes vaene rikkaks saab, see, kes pime, saab nägijaks. Seda Jeesus teinud on. Hosanna, Hosanna, meie ohvri tallele. Hosanna, Hosanna, Jeesus suri ja tõusis taas. Hosanna, Hosanna, meie ohvri tallele. Hosanna, Hosanna, Jeesus suri ja tõusis taas. Armu jões ma puhtaks saan, tõusen surmast võitjana, kõlab ülistuse laul, meie vabastaja aud. Armu jões ma puhtaks saan, tõusen surmast võitjana, kõlab ülistuse laul, meie vabastaja aud. Hosanna, Hosanna, meie ohvri tallele. Hosanna, Hosanna, Jeesus suri ja tõusis taas. Hosanna, Hosanna, meie ohvri tallele. Hosanna, Hosanna, Jeesus suri ja tõusis taas. See, kes nõrk, saab tugevaks. See, kes vaene rikkaks saab. See, kes pime, saab nägijaks. Seda Jeesus teinud on. See, kes nõrk, saab tugevaks. See, kes vaene rikkaks saab. See, kes pime, saab nägijaks. Seda Jeesus teinud on. Hosanna, Hosanna, meie ohvri tallele. Hosanna, Hosanna, Jeesus suri ja tõusis taas. Hosanna, Hosanna, meie ohvri tallele. Hosanna, Hosanna, Jeesus suri ja tõusis taas. Jahve, Jahve, iidne sa meile näitad teed, eluteed oled sa. Näita mulle, et ole edustav lõpuni. Ilmuta meile enda au. Las su headus mõõdub meie silme eest just nüüd.
ülistust toome, kummardan sinu ees, issandaks hüüame. Põimitan sinu ees, kes loonud terve maailma, issandaks hüüame. Jahve, Jahve, kusta sa meile näitad tee, elutee oled sa. Näita mulle, et oled ustav lõpuni. Ilmuta meile enda au, las su headus mõõdub meie silme eest just nüüd. Ülistust toome, kummardan sinu ees, issandaks hüüame. Põimitan sinu ees, kes loonud terve maailma, issandaks hüüame. Ülistust toome, kummardan sinu ees, issandaks hüüame. Põimitan sinu ees, kes loonud terve maailma, issandaks hüüame. Kummardan sinu ülistust toome, kummardan sinu ees, issandaks hüüame. Põimitan sinu ees, kes loonud terve maailma, issandaks hüüame. Ülistust toome, kummardan sinu ees, issandaks hüüame. Põimitan sinu ees, kes loonud terve maailma, issandaks hüüame. Jahve, minu Jumal, Jahve, Jahve, minu Jumal, Jahve. Siin on me rahvas, siin on me maa, siin on me lootus, me isamaa. See maa ootab külvi, tuleb lõikusaeg, on me maa, me kodumaa. Siin on me rahvas, siin on me maa, siin on me lootus, me isamaa. See maa ootab külvi, tuleb lõikusaeg, see on see maa, me kodumaa. Nüüd ootab Eestimaa püha vaimu tuuli, maa, mis kuivanud
ootab Eestimaa, issand sinu tuul, et ärkaks maa, me kodumaa. Siin on me rahvad, siin on me maa, siin on me elu, me isamaa. See on see lootus, et näeb see maa, et tuleb lõikus me Eestimaa. Nüüd ootab Eestimaa püha vaimutu, maa, mis kuivanud, vajab vihma nüüd. Ootab Eestimaa, issand sinu tuul, et ärkaks maa, me kodumaa. Nüüd ootab Eestimaa, nüüd ootab Eestimaa, püha vaimutuli, maa, mis kuivanud, vajab vihma nüüd. Ootab Eestimaa, issand sinu tuul, et ärkaks maa, me kodumaa. Kummardavad inglid sinu trooni ees. Kroonid jätame sinu poja jalgees ja laulame. Kummardavad inglid sinu trooni ees. Kroonid jätame sinu poja jalgees ja laulame. Oled kõike seda väärt, oled kõike seda väärt, sest kõik on sinu käest ja kõik on sinu jaoks. Sulle kuulub austus, oled kõike seda väärt, oled kõike seda väärt, sest kõik on sinu käest ja kõik on sinu jaoks. Sulle kuulub austus. Kummardavad inglid sinu trooni ees. Kroonid jätame sinu poja jalgees ja laulame. Kummardavad inglid sinu trooni ees. Kroonid jätame sinu poja jalgees ja laulame. Oled kõike seda väärt, oled kõike seda väärt, sest kõik on sinu käest ja kõik on sinu jaoks. Sulle kuulub
kuulub austus. Oled kõike seda väärt. Oled kõike seda väärt. Sest kõik on sinu käest ja kõik on sinu jaoks. Sulle kuulub austus. Päeval öö ja päev me kiidame sind. 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 Oled kõike seda väärt. Oled kõike seda väärt. Sest kõik on sinu käest ja kõik on sinu jaoks. Sulle kuulub austus. Oled kõike seda väärt. Oled kõike seda väärt. Sest kõik on sinu käest ja kõik on sinu jaoks. Sulle kuulub austus. Oled väärt, oled kõike seda väärt. Oled kõike seda väärt. Sest kõik on sinu käest ja kõik on sinu jaoks. Sulle kuulub austus. Oled kõike seda väärt. Oled kõike seda väärt. Sest kõik on sinu käest ja kõik on sinu jaoks. Sulle kuulub austus. Hallelujah. God is good. Nii et tänu issandale, Jumal on hea. You know, we've seen some healings in this building as we start these few days of mission. God has started us with some healings. Nii et juba oleme näinud tervenemisi, nii Judith. et see missiooni nädal on alanud tervenemistega. This is Judith, everyone. Okei. Just share. Kas sa tahad? Ma ei tea, ma võin eesti keeles ka rääkida. Ma tõlgin mõne sõna inglise keeles, Okei. siis sina kuuled. Mul on olnud 2 kuud selline mingi valu sees siin õlas 2 months I had this pain on my shoulder. ja see on nagu selline, et kui ma nagu vajutan, siis see tunneb nagu täiega valu. I can feel it if I push on this place. Ja mul läks nagu niimoodi, et mul nagu suri nagu käsi välja nagu vahel. And I felt my hand is like dead, you know. Aga see on vist mingist, kuna last kannan ja siis on lihtsalt võib-olla mingisugune, mis on jumi eesti keeles? It's because I See carry nagu- my child like that, so it may be caused by that, sellest pingest siin. Jah, mingi pinge oli peal. The stress on the hand. Aga kui ma tulin, mul terve koosoleku ajal nagu andis tunda see valu. But the whole time when I came to this meeting, I felt this pain on my shoulder. Ja siis ma tulin siia ette But when I came to front, ja sa palutasid mu eest Alan prayed for me. ja ma kohe tundsin kuidagi, mu keha tundis midagi, et siin on midagi nagu püha vaimu väge mu And my kehasse body tuli. instantly felt that the Holy Spirit went through my body. Ja kui sa lõpetasid palve And when you finished the prayer, ja siis ma ei tundnud ühtegi valu pain was totally gone. ja ma veel vajutasin ka, sest ma teadsin, And et kui ma alati pressed- vajutan siia, siis see valu tuleb Because I välja. know exactly when I pressed, I can feel, but Ja, I didn't feel ja anything. mitte mingit valu. No pain at all.
aga ma tahan anda kas ma võin ühe tunnistuse veel jagada One more ruttu? testimony I Kas want te I would on like to aega share. kuulata, Yes, kui Jumal teeb midagi? Amen, amen. Go for it. Sest meil eile õhtul juhtus selline asi. Yesterday evening something happened. Meie 2-aastane tüdruk, Our 2-year-old girl, ma panin endale kuuma tee laua peale I put the hot tea on a table. ja just läksin näitama telefonis ühte pilti mu vennale So I just put the tea and I wanted to show a picture from the phone to my brother. ja ta jõudis sinna laua taha And the girl went ja to the kõik see, just see tea. kuum vesi kukkus ta peale. And all the hot water fell on the 2-year-old. Tal oli nagu terve jalg punane Whole leg was red ja jalg oli täiesti, või käsi oli punane. and the hand was red. Siis me ruttu panime ta vee alla, Quickly cold water on nuttis nagu nii, et tal põles nüüd keha ära. her. She was crying like, well, you can imagine. Ja emana ma hüüdsin Jeesust appi. And as a mother, I asked Jesus help. Ja tal oli pool tundi, ta nuttis She cried about 30 minutes. ja siis me saime ta kuidagi magama niimoodi, mingi keeli panime. And we put a gel on her and somehow she fell asleep. Ja järsku me vaatasime And suddenly I looked ja at terve selle her. aja me pool tundi palvetasime. And Me ei 30 lõpetanud minutes, we palvetamist. just prayed and prayed over her. Ja järsku tal ei olnud ühtegi punast laiku. And suddenly feel there's all redness Ja was käes ei gone. ole mitte midagi. And the hand was totally healed. Ja ma usun, et Jumal tahab praegu sellega öelda. And I really believe God wants to tell you. Ta alustas eile õhtul juba He started something ja ma yesterday evening. tulin usus siia ette. I came here front Siis in ma the nägin, et ta faith tervendas eile. because I saw healing yesterday. Ja ma teadsin, et see kuulub ka minule. And I know it belongs Ja to ma me. tahan teile öelda, And I want to tell you, et see tervenemine kuulub ka teile. healing belongs to Jeesus you. on meiega koos. Jesus is Ja here with nüüd on us. tervenemise aeg It's time to be get ja healed. imede aeg. It's time for the Võta vastu miracles. see imede aeg ka sinu jaoks. Just receive the Amen. miracle for yourself. Amen. Hallelujah. Jesus is alive. Amen. Halleluuja, Jeesus elab, on nii. I think there was a brother over here had a knee healed over here. Nii vend siin ka, et tal And sai anyone põlv else terveks. received any healing that they Kas keegi want to teine maybe kogeb, come and share? koges ka veel, et midagi nagu toimus? Okay, there's one hand there. There's one lady at the back. Do you Üks want to come? proua, kas äkki väike tunnistus lühidalt, proua, tuletagi korraks siia ette. Et mis, Come. kuidas, kuna see... Tule, tule. 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 Hallelujah. Praise the Lord. Yeah. Praise the Lord. Ja, et kõik on hästi. Et mis nagu tunned, mis juhtus? Minul ma olin tugeva valuga, tulin siia I ette came here with a pain. ja siis mul palvetati mu eest, I was prayed for. Andra ja Andra and Alan prayed for me. palvetasid mu eest. Ja mul 2 korda, esimene kord tõmbas natuke tagasi valu. It was like first time when they prayed for me, the pain kind of eased. Ja teine kord siis nüüd ma juba, Second time I can feel. Feels like dancing. Tunned, võiks tantsida. On nii. ja kusjuures ma veel nad küsisid ka, et kas ma usun tervendusse. Yeah, they also believed me if I believed in healing. I was like kind of not sure. Et ei tea, Aga tuleb välja, et toimib. Amen. But it seems like it's working. Jah? Suurepärane. Suur aitäh. Tänu Jeesus. So invite people. We're going to be praying for people every night. Kutsuge inimesi kaasa, me palvetame inimeste pärast igal õhtul. And maybe you're going to get to pray for people too that Ja you võib-olla invite. isegi sina palvetad kellegi There's pärast. nothing special about us. Ega meis pole midagi erilist. You can do this as well. Et sa palvetad ja samad asjad juhtuvad. It's going to be exciting 3 nights. So please come and bring your Need friends. saavad olema toredad, Amen. põnevad õhtud, tooma sõpru kaasa. Halleluuja. Milvi, sinul oli sünnipäev. Tule nüüd ette. Halleluuja. Jumala vaim on praegu võimsalt siin ka. Tänu Issandale. See on üks usuõde, kes on hoidnud Sõrvemaad läbi aastakümnete oma palvetes. Ja ta on sõitnud Sõrvest pühapäeviti siia, et osaleda Jumala teenistusel. Ja täna ta on meie keskel. See on üks eriline hetk ja aeg, kus me saame kõik koos tõsta oma käed, tõuseme, sirutame oma käed ja õnnistame seda usunaist Jeesuse nimel. Püha vaim,
sina oled kui tuul, mis puhub läbi ilmakaarte. Me täname sind meie armsa õe Milvi eest, keda sa oled Sõrvemaal kasutanud läbi aastakümnete, et ususeemned saaksid külvatud seal paigas. Jeesus, me täname sind tema eest, sest tema on üks usunaine, kes on eeskujuks paljudele veel tänapäeval. Issa, me palume talle ühte head tervist. Jumal, las sinu vaim, sinu tervendav vägi voolata täna pealaest jalatallani temast läbi ja ta kogeks sind kui tervendaja issandana. Issand, las tema palvekäed olla alati tõstetud üles sinu poole ja las tema huultelt kõlada alati sinu nimi Jeesus. Issand, me õnnistame tema peret. Me õnnistame tema sissetulekuid ja väljaminekuid sinu nimel. Tänu ja kiitus sulle, Jeesus, et me võime rõõmustada täna ühes temaga, sest ta on sinu laps. Ka tema on Abrahami laps. Jeesuse Kristuse nimel ole õnnistatud, õde. Amen. Amen. Au issandale. Halleluuja. Halleluuja. Jumal on hea. Ja nii nagu juba kõlanud on, 3 õhtul on võimalus tulla ja osa saada Jumala väest. Võta oma sõbrad, oma tuttavad, lähedased kaasa. Tulge sellesse paika. Kui Jumal on kohal, siis alati midagi juhtub. Ja me usume, Jumal on kohal, sest me juba oleme näinud teda tegutsemas täna hommikul siin. Suur tänu Markusele evangeeliumi sõnumi eest, õde, kes andis oma tunnistuse. Jumalat ei tasu karta, tema on hea issand. Ja meil on nüüd vahepeal üks aeg, kella 7 algab järgmine koosolek. Siin on meeskond minemas tänavatele. Kui sul on nüüd see kange tahtmine, et nüüd olen täidetud väega, ma lähen nendega kaasa, siis kell 3 siit samast kirikust nad asuvad Kuressaare tänavatele teele ja sa võid vabalt kaasa minna. Ja õhtul me oleme siin ja ma usun, et tõesti ka tänavatel inimesed saavad puudutatud. Issand, me täname sind selle võrratult erilise aja eest, Juditi tunnistuse eest, issand. Sa tõesti oled elav Jumal. Sa tõesti armastad, sa ravid, sa täidad oma väega inimesi. Sa oled püha Jumal. Ja me austame sind, Jeesus. Me täname sind, et sa oled meie keskel. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku oma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõstku oma pale sinu üle ja andku sulle rahu. Isa, poja ja püha vaimu nimel. Amen. Amen, halleluuja. Issand on hea. Nüüd, kellel on aega, siis kohviku osadus jätkub ja terve päev issanda lähedal olus. Olgu see õnnistatud meile kõigile. Amen.